Tere tulemast Tallinna Kirjanduskeskusesse ja meie kahte muuseumipoodi, kõigepealt Tammsaare muuseumipoodi ja siis Eduard Vilde muuseumipoodi. Ja mõlemad need poed on tegelikult väga väikesed, sest et meie muuseumid on ajaloolistes hoonetes, kus kirjanikud elasid ja nad üldse ei näinud ette seda võimalust, et võiks nende korteritesse mingid muuseumipoed tekitada. Mistõttu me peame niisuguste üsna väheste vahenditega suutma oma meeneid kuidagi viisi atraktiivselt eksponeerida. Ja nagu siis tõesti näha võis, meil siin neid asju ise ei ole ka pööraselt palju. Et kui aus olla, siis meie peame päris hoolikalt jälgima, kui palju me saame selleks meene tootmiseks kulutada, seda nii ruumiliselt kui rahaliselt. Ja seetõttu me tõesti väga hoolikalt püüame need tooted ja sõnumid keskendada hästi meie kirjanike või kirjanike muuseumidele omaseks. Ja tuleb tunnistada, et meie niisugune kõige populaarsem sari, mis on ka olnud Emma võitja, on ka üks minu isiklikke lemmikuid, sest et lihtsalt mulle tundub, et see on nii eestlastele omane, et see on sari Vargamäel oli elu veel raskem. Ja eks ta ju tõsi on, et eestlastele tundub, et nende elu on lihtsalt kogu aeg hästi raske. Ja keda iganes sa kohtad, tal on parasjagu väga raske, aga ta tuleb toime. Ja eks siis on hea lohutada ennast, et me oleme alati toime tulnud, et Vargamäel oli veel raskem. Et kui me nüüd seda tõde ja õigust loeme, siis meile tundub, et võib-olla meil ei olegi kõige raskem see elu. Ja kui nüüd juba Emmast juttu oli, siis ka viimasele Emmale me esitasime oma kõige hilisemad tooted, mis on seepide sari. Minu isiklik lemmik nendest seepidest on seep, mille peal on Mati Unt ja Vaino Vahing, kes on just tulnud saunast ja lasknud ennast pildistada. Ja seetõttu ongi see seep ka kannab nime Undi sauna seep. Aga kuna meil on olnud ka tõesti teisi selliseid kirjanikke, kes esiteks ennast pesevad ja teiseks armastavad lausa seda, siis on meil siin ka Vilde, kes armastas tohutult käia igal pool kuurortides ja plääžidel ja spaades tolle aja mõistes, saunades, tal on tohutult tore reisikiri Türgist, kus ta kirjeldab, kuidas ta sai esimest kord elus Türgi massaažis, on selline, et naerannast ribadeks. Nii et mul on usku vannidesse, see on Vilde sõnum. Ja siis muidugi Tammsaare, kes mitte midagi enda vannis käimise kohta kunagi ei avaldanud, sest et ta hoidis oma isiku täiel määral saladusest, ta ei tahtnud, et sellest räägitakse ja seetõttu tema isikliku elu ja ka isikliku foto me oleme jätnud kõrvale ja pannud siia illustratsiooni temast ja tsitaadi tema loomingust, aga seep on õudselt hästi lõhnav, nii et selle poolest võib ikkagi Tammsaarega kohe nagu kampa võtta. Ja miks me need seebid valisime, see üks põhjus oligi see, et kui ma ise käin muuseumipoodides ja mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal, ma loomulikult käin seal kogu aeg selle pilguga, natukene sellise varga pilguga, et mis ägeda asjaga keegi välja on tulnud, et kas meie saaksime sama asja teha, kas meil läheks sama asi, mida ma ise ostaksin. Ja väga sageli vaatadki, et õudselt äge asi, aga mida ma sellega teen? Et mida ma päriselt teen selle mingi üliilusa asjaga, mille ma lõpuks panen kodus lihtsalt kapi peale kõigepealt, seda mõnda aega kogub sealt tulmus, ma panen ta kapi sisse, ja siis lähevad aastad mööda, ma mõtlen, mida, lõpuks ma võib-olla kingin ta ära, meeldivamal juhul kellelegi kodus võib-olla siis see asi hakkab sama saatust kandma või siis koledamal juhul lihtsalt viskan ära. Et seetõttu need seebid on meie uus katsetus just seetõttu, et mulle tundub, et see on praktiline, et mida kassid ostaksid, mida siis muuseumi töötajad ise ostaksid, et ma ise ostaksin mõnest teisest muuseumipoest ägedat seepi, kus on selline muuseumi spetsiifiline sõnum peal. Et seetõttu seda me just nüüd siis oleme teada saanud, et ka teised mõtlevad nii, kuna just oli Kirjandustänava festival ja peab ütlema, et meil oli üle kõikide nende aastates oli 8. Kirjandustänava festival parim meenemüük, et see meenemüük ületas 2-kordselt eelmise aasta meenemüüki, see oli väga-väga hea, me olime tõeliselt rõõmsad ise selle peale ja see näitab, et mingid asjad tõesti meeldivad inimestele, samamoodi nagu nad meile meeldivad, et kõige populaarsem on tõesti Vargamäe sari, et jätkuvalt kõige rohkem ostetakse särke, Vargamäel oli elu veel raskem, kohe teisel kohal on Vilde
särk nüüd on rebinud ennast järgi sinna Tammsaare särgile, et see kannab ka Vilde tsitaati, et issand jumal, kui palju vaeva ja muret mul praegu on. See on ühest tema erakirjast. Ja 3. kohal olidki kohe seebid ja kõrvarõngad. Kõrvarõngad meil praegu me isegi ei saa neid nii palju hästi siin näidata, sellepärast, et nad olid läbi müüdud, et lihtsalt ostetigi kõrvarõngad kõik ära sealt tänava pealt. Omaette teema on muidugi need meened, mis meie meelest idee on väga tore, aga inimesed peavad neid siiski ebaõnnestumiseks. Ja muide sellega seoses ma kiiresti juhin lihtsalt tähelepanu sellele, et te võib-olla arvate, et ka kaader on ebaõnnestunud, sest siin on see tule kustuti. Aga see ei ole, sest et nagu te näete, mul on seljas Mati Undi pusa ja Mati Unt igas oma lavastuses kasutas tule kustutit, et see oli tema lavastuse kujunduse osa. Nii et me lihtsalt oleme siin praegu kongeniaalsed Mati Undiga. Aga kahjuks me peame tunnistama, et üks meene, mida me ise arvasime, et on hästi tore ja mis on odav ja mida inimesed kindlasti tahavad panna oma kodus laudade peale, kui neil tulevad külalised või kui nad ise hommikul kohvi joovad, on joogialused. Aga tuli välja, et need kuidagi viisi ei köida üldse inimesi ja tohutu kogus joogialuseid, mida me tellisime nii Vilde muuseumisse kui Tammsaare muuseumisse, no seisavad meil vapralt müügilettidel, kuna mõned neist on ka inglisekeelsed, me viime neid vapralt oma välispartneritele, aga üldiselt ei ole nad tegelikult erilist tähelepanu pälvinud ostjate poolt. Ja kahjuks ei ole seda juhtunud ka meie külmkapi magnetitega, mille puhul me mõtlesime, et me toome ka kirjanike tsitaadid kuidagi moodsasse vormi, laseme neil justkui nagu sellises sõnumi või messengeri laadis oma lauseid öelda ja need külmkapi magnetid samuti ei ole tähelepanu pälvinud, ei ole ostjaid eriti leidnud, nii et kuigi tundub, et külmkapi magnet on asi, mida alati võib osta ja mida kõikides muuseumides on, siis meie muuseumides on need suhteliselt seisma jäänud. Vilde muuseumi pood, nagu te näete, on ka väga väike, aga see on vähemalt kontseptuaalne. Kui me hakkasime tegema Vilde muuseumile uut väikest püsinäitust, esiteks ruumipuudusel, aga teisest küljest ka põhimõtteliselt, tahtsime, et muuseumi püsinäitus algaks muuseumi-poega. Et juba see jutustaks oma loo. Ja kuna Vilde elas suure osa oma elust paguluses ja elas sõna otseses mõttes kohvrite otsas, siis see muuseumi-pood on ka üles ehitatud nii, et riiulid ja kapid on Luteri mööbli vabriku vineerkohvrid ja need asjad, mis seal sees on siis sümboolselt justkui need Vilde enda asjad, millega ta siis mööda maailma ringi rändas ja omale uusi kodusid otsis. Nii et muuseumi näitus algab muuseumi poest. Kutsun igal juhul kõiki kaasa mõtlema ja tulema arutama selle üle, milline võiks olla ikkagi üks selline muuseumipood, kust me tahaks ära minna, nii et meil on nagu kotid ja käed ja taskud asju täis, et kust need ideed tulevad, et mis on ikkagi see asi, mis rohkem kõnetab, et kas ta tuleb sealt kogudest või ta tuleb ikkagi professionaalselt mõtleva disainerialt või kuidagi koostöös, et ma ise ootangi võib-olla kõige rohkem neid kogemusi või edulugusid, kus on see väga spetsiifiline koguteadmine ja väga professionaalne disaineri mõtlemine kokku saanud oma vahel, sest meie siin oma muuseumides oleme siiamaani oma jõududega ikkagi püüdnud hakkama saada ja mind huvitaks just see professionaalne pilk selle asja juures.